Aga et tõepoolest, kuidas need töösuhted kõik välja näevad, et selleks mul on hästi hea meel juhatada sisse Liid, et Lii taustast natukene, Lii, kui sa siia teel oled, et Lii on õppinud algklasside õpetajaks. Tema on töötanud ka koolis õpetajana, pikapäevarühma juhendajana, koduõppeõpetajana, samuti eriõppeõpetajana, klaveriõpetajana, rahvatantsuõpetajana, nii et mulle tundub, et ei ole asja, mida Lii ei oska. Aga see toob meid alles tegelikult tema praeguse põhirolli juurde, nimelt, et 1995. aastal tegi Lii karjääripöörde ja asus siis tegelikult juba teenima just nimelt kohalikku omavalitsust vallasekretäri ametis. Ja vallasekretäri töö on õpetaja tööga üsna sarnane, on Lii öelnud, et ikka õpetan, ikka parandan vigu, ikka juhendan, ikka selgitan ja iga 4 aasta tagant saan endale ka uue klassi jutumärkides. Nii et Lii, sõna sulle ja ole hea, pea Angelaga siin ka silmsidet, et meil on siin väikene selline klikkeri lühiühendus, käib silmsideme kaudu seekord. Aitäh! Tervist kõigile! Ma pean tunnistama, et ma lasin omale mütsi pähe tõmmata, et kui mul paluti tulla siia konverentsile ja esitada kunagi ammu esitatud kas nüüd kõne või arvamusavaldus, kes on õpetaja tööandja, seda siin korrata, siis ma ausalt öeldes ei tajunud, et ma olen nii suurejoonelise, nii auväärse auditooriumi ees. Aga lubadus on lubadus, ma püüan seda siis nüüd teha. Peale selle ma pean ütlema, et mina ei räägi oma lugu. Linnavalla sekretärile on omane see, et tema võtab seaduse ja ütleb, kuidas on. Nii et kahjuks ma pean täna siis teid viima paragrahvide juurde ja äkki see siiski tekitab mõtteid. Osad täna saalis olijad on seda tänast loengut juba kuulnud, osad on siin kindlasti sellised, kellele see asi on triviaalne ja väga hästi teada, aga kindlasti on siin saalis ka inimesi, kes näevad välja, nagu olid need tegelased seal pildi peal ja natuke nagu nõutud, et milleks üldse selline küsimus või teemapüstitus. Aga kuidas see teemapüstitus üldse tekkis? Klikkame. Et põhjus oli siis nii nagu elus ikka juhused, et sattusin minagi sellesse samasse projekti õpetaja töö ja palgakorralduse kaasajastamine. Küll täiesti kõrvalise isikuna ja öeldigi mulle, et sa ei peagi midagi tegema, midagi teadma, sa lihtsalt kuulad pilootprojektis osalejaid ja avaldad oma arvamust. Nii siis läkski, mina kuulasin ja avaldasin arvamust, esitasin ka küsimusi. Ja siis ilmnes, et need inimesed, kellelt ma neid küsimusi küsin, ei saa päris hästi aru, mida ma küsin ja miks ma küsin. Lisaks hakkasid seal tekkima väited. Angela klikkab, järgnevate väidete peale ikka veel klikkab ja anna ka edasi, pane kõik korraga. Tekkisid siis sellised väited seal, et õpetaja tööandja on kool, kool on juriidiline isik, kusagilt kõlas läbi see, et see töö- ja vallakorralduse muudatus on võimalik siis, kui kool sõlmib vallavalitsusega lepingu. Ja siis me jõudsime ka selleni, et väga paljud ettekandjad ütlesid, et nad nägid kõvasti tööd, aga asi ei õnnestunud sellepärast, et tekkis selline vastasseis. Vastasseis kooli direktori ja vallavalitsuse, ametiasutuse või volikogu vahel. Ehk mina jõudsin siis järeldusele, et tavapärane praktika ja teadmised ei ole kooskõlas positiivse õiguse ehk seadusega ja et midagi on nii-öelda tõlkes kaduma läinud, umbes nii nagu Euroopa direktiivide Eesti seadusesse kirjutamisega. Ja siis tekkiski see olukord, et mina avaldasin oma arvamust, mul paluti oma arvamust jagada ja millegipärast paluti seda täna siin samas korrata. Kuna tegemist on hariduskonverentsiga, siis ma katsun teid ikka enda poole ära meelitada enne, kui ma hakkan igavat paragrahvisüsteemi siin taga ajama. Ja loon teile silmside sellise toreda mehe, keda õpetajad ja õpetlased, kes on hariduse kokku puutunud, kõik teavad. Et see on härra Komenski, vaatab teile siin sügavalt silma. Ja juba 4 sajandit tagasi on Komenski õpetamise alustalana nimetanud, et tuleb luua esemete, asjade, sõnade vastavus, kõiki asju nimetada need õigete nimedega, nendest täpselt aru saada, tuleb luua mõtlemise, kõnelemise ja tegevuse ühtsus, vaid siis tekib tarkus maailma arusaamisest
ja kes on õppinud õpetajaks, tunnevad väga hästi Komenski kuldprintsiipi ehk kuldreeglit, ehk kõike, mida sa õpetad, tuleb pidevalt korrata, tuleb esitada nii, et seda saab mitme meelega tajuda ja kui ei saa esemeid näidake pilte ja kujundeid. Ehk see on nagu see alustalu, miks see minu esitus saab olema just täpselt selline, nagu ta on. Aga läheme siis nüüd selle õnnetusseaduse valdkonda. Kui me räägime õpetaja töö ja palgakorraldusest ja tööajast, siis ma saan aru, et kõik siin saalis teavad ka, et töölepingu olulised osad on tehtav töö, tööaeg ja makstav palk. Et nii või teisiti on tegemist töölepingulise suhtega. Ja nagu halvas kriminaalromaanis, kus võib olla see olukord, et me saame kurjategija juba 3. leheküljelt teada, võiks öelda, et aga milles küsimus. Töölepingu seaduse 1. paragrahv ütleb ju, et töösuhe on siis, kui üks isik teeb tööd teisele isikule, ehk tööandja on see, kes ütleb, mis ma tegema pean, mina olen töötaja, teen seda, mida mina pean tegema. Tegelikult on probleemiks siin, et me ei tunne kurjategijat ära. Ja sellepärast olen mina siia nii-öelda värviliselt esitanud, et see salasõna, mida me peame silmas pidama, on isik. Töölepingulises suhtes teeb füüsiline isik tööd teisele isikule. Ja siin alus on ka nii-öelda jäljekütt ehk reeglid, mitte reeglid, vaid ütleme nii-öelda juhis. Riigikohus on öelnud väga sõnaselgelt, et ei saa olla muid õigusvõimelisi isikuid kui ainult need, kes on seaduses sätestatud. Muud seaduslikud abstraktsioonid, kellele ei antud õigusvõimet, need ei saa olla tehingu pooleks ega ka töölepingu pooleks. Andke mulle andeks, aga selleks, et sellest isikust saada täpne ülevaade, siis me peame selle seadusliku poole korraks teiega läbi käima, muidu te hakkate mulle ju vastu vaidlema. Ehk kes siis on need õigusvõimelised isikud? Need on sätestatud meil tsiviilseadustiku üldosa seaduses, lühidalt siis CÜS. Ja sellel CÜSile on omane see, et selle kohta ütlevad õigusteadlused, et seal on numerus clausus põhimõte. See tähendab, et see loetelu isikutest seal on lõplik. Rohkem isikuid Eesti õigussüsteemis olla ei saa, kui need, kes on selles seaduses toodud. Esimene variant isikutest on teil juba siin ees. Ja see on füüsiline isik ehk inimene. Seda pole vaja rohkem defineerida ja tema puhul eksisteerib väga hästi see Komenski kuldreegel. Teda me näeme, teda me kuuleme, teda me isegi haistame, kui ta lubab, me võime teda katsuda ja need, kes on väga lähedased, võib isegi maitsta. Ühesõnaga, ta on kõigile nendele meeltele tajutav. Maailm oleks väga ahtake või oleks väga igav või ka see, et meil on huvisid rohkem, kui me saaksime kogu seda õigussüsteemi sisustada ainult füüsilise isiku ja tema erahuvidega. Seetõttu on seadusandja andnud teise võimaluse. Eksisteerivad ka juriidilised isikud. Need on siis abstraktsed, õiguslikult eksisteerivad, nendel ei ole füüsilist keha ega moodustist, neid võib igaüks ise ette kujutada, sellisena, nagu ta seda tahab. Kes tahab vaimolendina, kes teeb ringe, kes ruute, aga ei saa väita, et ta ei eksisteeri. Erinevalt inimestest on tema puhul ka see, et tal ei ole kõiki omadusi nagu inimestel. Me näiteks ei saa kohvitoas kokku saada ja öelda, et kohtusin täna mittetulundusühinguga Pagaripiiga, ta on nii paksuks läinud. Või siis see, et hommikul kuulete raadiost, et juhtus liiklusõnnetus Tallinn-Tartu maanteel, osaühing Sirget teed viidi kehavigastusega haiglasse. See-eest on siiski juriidilistel isikutel, kes saavad õiguslikult eksisteerida, ühesugused tunnused. Ja need tunnused on teile siin esitatud, ma ei loe need ükshaaval ette, ma tahan rõhutada seda, et igale juriidilisel isikul on olemas oma konkreetne organisatsiooni sisene struktuur, ta on seatud alati füüsiliste isikutega, sest ainult füüsiliste isikute kaudu saab see juriidiline isik oma teovõime ja sellel hetkel, kui see füüsiline isik on selle organisatsiooni struktuuri osa, ta tegelikult teostab õigusi sellesama juriidilise isiku nimel. Lisaks veel, et igal juriidilisel isikul on oma vara ja see vara ei saa kuuluda kellelegi teisele ja juriidiline isik ise ka ei saa kuuluda kellelegi teisele. Lähme edasi. Ehk siis millised on need õigusvõimelised juriidilised isikud?
Lähtuvalt sellest, millised on huvid, jagatakse neid meie õigussüsteemis 2. On eraõiguslikud juriidilised isikud, ehk need on need, mis moodustatakse erahuvides. Ja nende loetelu on ka lõplik, nad moodustatakse vastava seaduse alusel ja neid on meil nii-öelda 3 liiki. Äriühingud on need, mis on mõeldud tulu saamiseks, mittetulundusühingud tema liikmete huvide kaitseks ja sihtasutused siis vara valitsemiseks. Ja need juriidilised isikud saavad oma õigusvõime registrisse kandest. On teine hulk juriidilisi isikuid ehk avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Nemad ei moodustata mitte seaduse alusel, vaid nemad moodustatakse vastava seadusega. Ja nüüd me jõuame lähemale sellele asjale, mis on tegelikult tihtipeale tõlkes kaduma läinud. Lisaks seadusega moodustatud avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele on ka riik ja kohalik omavalitsus avalik-õiguslik juriidiline isik. Riik ja kohalik omavalitsus on juriidiline isik. Riiki on ainult üks, seda me teame, meie armas Eesti Vabariik. Ja mis on või kes on kohalik omavalitsus, tuleb samamoodi põhiseadusest. Omavalitsusüksused on vallad ja linnad, nende korraldus sätestatakse seadusega ja ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb sõna selgelt, et nii vald kui ka linn on avalik-õiguslik juriidiline isik. Ehk numerus clausus, jõudsime lõpule. Rohkem juriidilisi isikuid olla ei saa. Inimene, eraõiguslikud juriidilised isikud, need olid siis need OÜ-d, AS-id, mittetulundusühingud, sihtasutused, avalik-õiguslikud, nagu ma teile nimetasin, siin Tartu Ülikool, Tervisekassa ja nii edasi, vallad, linnad ja riik. Rohkem juriidilisi isikuid Eesti õigussüsteemis ei ole. Kellega meie siis kokku puutume? Tegelikult me puutume igapäevaselt kokku riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega. Ja oluline on see, et need ei ole juriidilised isikud, vaid nemad tegutsevad juriidiliste isikute nimel, nende ülesandes ja neid esindades. Ehk siis riigiasutuste puhul on tuletatav see Vabariigi Valitsuse seadusest, et riigiasutus ei ole juriidiline isik, aga kohalikude omavalitsuste puhul on juba aastast 2015, see on peaaegu 30 aastat tagasi, on seadusesse täpselt sisse kirjutatud, et omavalitsus moodustab asutusi, mis ei ole juriidilised isikud. Ehk siis riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusel puudub õigusvõime, ehk ta on õigusvõimetu abstraktsioon. Nüüd ma püüan teid ära veenda. Või õige me teeme kokkuvõtte, et kes on siis sellisel juhul töölepingu pooled. Kui töölepinguses suhtest teeb füüsiline isik tööd teisele isikule, ehk me võime öelda, et inimene teeb tööd teisele inimesele või juriidilisele isikule. Kool võib olla kas riigi või kohaliku omavalitsuse asutus või ka erakool, tema ei ole juriidiline isik. Seega õpetaja tööandjaks riigikoolis saab olla Eesti Vabariik, munitsipaalkoolis vastav vald või linn, ja erakooli puhul vastav sihtasutus, äriühing või mittetulundusühing, kes on ta asutanud. Et ma siin ei räägiks tühja, siis ma püüan ennast tõestada või tõendada õiguspraktikaga. Kõigepealt ütleb juba sõnaselgelt ka tsiviilseadustiku üldosa seaduse käsiraamat, et riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutused ei ole eraldiseisvad juriidilised isikud. Nad võivad küll sõlmida lepinguid, aga nende lepingu pooleks on ikka riik või kohaliku omavalitsusüksus, sest ainult nemad on juriidilised isikud. Ka kohtupraktika tõendab seda. Läheme kohtupraktikaga edasi. Siin on esialgu näitan teile siis riigiasutuse puhul, on näite siin, ütleb Riigikohus ilusti, et riigiasutusel ei ole õigusvõimet, tsiviilõigus ja kohustusi saab omada vaid juriidiline isik ja ka siis, kui riigiasutus on sõlminud lepingu, saab lepingu pooleks olla ikkagi ainult Eesti Vabariik kui juriidiline isik. Järgmiste slaidide peal on tegelikult sisu täpselt sama. Miks ma seda siin näitan ja mida ma olen siin ära värvinud? On aasta 2022. Ja mõlema kohtulahendi puhul teeb teise astme kohus esimese astme kohtule etteheite, sest esimese astme kohus ei ole määranud kohtu poolt
remargina siia vahele, et kohtus saavad poolteks olla ainult need isikud, kellel on kohtumenetluse õigusvõime ja kohtumenetluse õigusvõime saab olla ainult nendel, kellel on õigusvõime ehk ainult juriidilistel isikutel. Nii et siin peab aastal 2022 teise astme kohus ehk ringkonnakohus heitma esimese astme kohtule ette, et ta ei ole aru saanud, kes on menetluses pooleks. Et olgu seal siis Eesti Lennuakadeemia, olgu seal siis Kaitsevägi, tegelikult on pooleks Eesti Vabariik. Mitte midagi muud ei ole ka kohalike omavalitsuste kohtupraktikas. Näide aastast 2014, kus on siis Tabasalu Teelahkme lasteaed läinud tõeliselt lepingu rikkumise tõttu osaühingu vastu. Mis juhtus? Kohus jättis selle kaebus üldse menetlusse võtmata. Põhjus, menetluse pooleks ei olnud õigusvõimeline isik ja kohus ütleb ka selle menetluse jätmise põhjuseks väga ilusti, et lasteaed ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid on Harku valla asutatud hallatav asutus ja see vara kuulub Harku vallale. Järgmine näide. Kui siin saalis on Põlva valla esindajaid, palun ärge olge minu peale pahased, ma ei taha kuidagi halvustavalt seda teha, aga see on näide. Jälle aasta 2022. Siin oli töövaidlus, siis Tilsi põhikooli töötaja läks töövaidlusesse ja esindas selles vaidluses siis seda valda koolidirektor. Ja nüüd võttis kätte vallavalitsuse esindus ja läks töövaidluskomisjoni otsusega hagimenetlusse. Põhjusel, et ta püüdis kohtule selleks teha, et selle tööandja on Tilsi põhikool, mitte siis Põlva vald ja et Põlva vallavalitsus ei saa anda direktorile volitust, mida tal endal ei olnud. Nii et lihtsalt näide sellest, et äkki me ikkagi peame sellest rääkima, kes on tööandja, et see olukord, kes võib olla tehingutes pooleks, ei ole ka veel praegu kõikidele väga selge. Järgmine näide on seotud hoopiski Viimsi vallaga ja siin on tegemist Riigikohtu erikogu otsusega ja siin Riigikohtu erikogu peab vajalikuks aastal 2023 anda selgituse, kus ta ütleb, et lepingud, mille oli sõlminud lastevanematega Viimsi valla asutus, ehk see oli siis Viimsi lasteaiad, ei ole jälle samamoodi lepingu pooleks mitte lasteaed ja lapsevanemaid, vaid lepingu pooleks on vald ja lapsevanemad, sest lasteaed ei ole juriidiline isik. Ja viimase kohtupraktika näitena tänane võõrustaja Võru linn, küll juba aastast 2003, kus siis Riigikohus ütleb väga selgesti, et Võru lastepäevakodu ei ole tööandja selle lastepäevakodu töötajale, sest et töölepingust tulenevaid õigusi saab omada ainult isik ja ainult üksnes tööandjal on õigus sõlmida ja lõpetada töölepinguid. See Riigikohtu lahend on hea meelde jätta ka sellel põhjusel, et kui te teate, et koondamissituatsioonis peab tööandja pakkuma teist tööd, siis selles kohtuvaidluses läkski selle lasteaia töötaja ütlema, et aga kui minu tööandjaks on Võru linn, siis miks ta ei pakkunud mulle tööd teistes Võru linna asutustes. Ja siin on kohus teinud kohtupraktika, kus ta siis ütleb seda, et vaatamata sellele, et tööandjaks on Võru linn, ei pea pakkuma teist töökohta mitte kõikides Võru linna asutustes, vaid ainult selles asutuses, kus kohas temaga oli sõlmitud tööleping. Nii, lähme edasi. Nüüd tuleme selle töölepingu juurde tagasi. Me saime siis kõigepealt aru sellest, et töölepingu alusel peab füüsiline isik teeb tööd teisele isikule ja see isik, see juriidiline isik on siis tööandja. Lisaks sätestab töölepingu seadus ka väga selgelt seda, mis tuleb kirja panna töölepingu kirjalikus dokumendis. Ja seal on kirjas, et seal tuleb kirja panna tööandja nimi. Nüüd olles selles pilootprojektis osaline, sain ka mina sirvida seda õpetaja töö- ja pallakorralduse kaasajastamise käsiraamatut ja vaatan töölepingu näidist. Ja minul kohe küsimus, mis on selles lepingus puudu? Tööandjat ei ole siin ju nimetatud. Siin räägitakse küll ühest asutusest, kelle kaudu see leping on sõlmitud, aga tööandjat ei ole. Ehk siis näidis peaks olema nii, et õpetaja töölepingu poolteks on Türi vald, Türi põhikooli kaudu, keda esindab ja nii edasi direktor.
Nüüd ma panen teile ette mõningad näited, et me võime ju öelda, et Türi vald, Türi põhikool on ju arusaadav, et see on tegelikult Türi valla asutus. Aga kas on? Kes on Elva gümnaasiumi õpetaja tööandja? Olete kindel? Äkki on riik? Te teate, tõepoolest seal on Elva vald. Järgmine. Kes on Retla-Kabala kooli õpetaja tööandja? Kes? Türi vald, õige. Kes on järgmise kooli Kabala lasteaed põhikooli tööandja? Tööandja on Rapla vald. Järgmine, Raikküla kool. Eesti Vabariik, kui te teate, siis oskate öelda, järgmine näide Hiiumaa gümnaasium. Aga äkki on Hiiumaa vald? Te teate seda lihtsalt. Nii, järgmine näide, Laagri kool. No nii, me ei piina teid pikalt, Angela vajutab, ütleb, et see on hoopis osaühing, see on erakool. Järgmine, Pärnus ütlevad ka oma, näete jälle erakool ja viimane, ja Nõmme eraharidus sihtasutus, ehk mitte kool ei ole tööandja, vaid see, kes selle kooli on asutanud. Lähme siis siit edasi. Miks need olukorrad tekivad? Aga need tekivad sellepärast, et nii nagu me ei ole suutnud mõtestada täpselt, kes on juriidiline isik, ehk me oleme väga palju pidanud, et meie asutus on juriidiline isik, et kust meil see nii vale arusaam tekib? Tekib sellepärast, et me ei ole ka õigesti kasutanud mõisteid registrid ja registrikood. Registrikood ei anna üksipäini mitte kellelegi veel juriidilise isiku staatust. Äriregistris registreeritakse ainult eraõiguslikud juriidilised isikud. Nagu ma teile enne nimetasin, need olid need samad äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid ei registreerita äriregistris. Ka riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi ei registreerita äriregistris, vaid nad registreeritakse hoopis teises registris. See on riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris. Riigil ja kohalikul omavalitsusel ei ole üldse registrikoodi. Ja see on asi, millega me lõputult vaidleme ja vaidleme ka ministeeriumi juristidega. Ma olen pidanud tõendama ja kirjutama seadusest välja ka advokaatidega, et isegi kõrgharidusega, õigusteadusega inimesed ei ole sellest alati täpselt aru saanud. Kõige keerulisem muideks on riigi puhul need, kes on rahaandjad, kes on nii-öelda, kui riik jagab mingiks toetuseks raha, no enne läheb jumalapäike looja, nende jaoks näiteks, kui me teeme taotluse, et raha antakse kohalikule omavalitsusele, taotlejaks on Türi lasteaed. Ei saa olla, ütlevad nad. Ma ütlen, miks ei saa? Raha taotleja võib olla ju kohalik omavalitsusüksus. Aga tal ei ole omavalitsuse registrikoodi. Ma ütlesin, aga omavalitsusel üldse registrikoodi. Ei, no aga vallavalitsusel ju on registrikood. Aga vallavalitsuse registrikood ei ole ju valla registrikood. See on ühe asutuse registrikood, täpselt samasugune registrikood, nagu on valla lasteaia registrikood. Aga kellel raha, kellel võim, sellel õigus, nii et sellel puhul me jääme tihtipeale alla. No mitte midagi teha ei ole. Miski pärast seal õigus ei kehti. Kus see segadus tekib, on ka tihtipeale just sellest, et see sama riigi ja kohaliku omavalitsuse register kuvatakse läbi e-äriregistri. See ei tee veel riigi ja kohaliku omavalitsuse registrit äriregistriks. Ta on lihtsalt see keskkond. Ja segadus tekitab ka see, kus sa paned selle otsingu, et seal on kirjas juriidilise isiku otsing. Seetõttu on meil tekkinud valed arusaamad. Ja mina väga tahaksin, et täna siit ära minejad on selle teadmise võrra rikkamad ja õpetaja palga ja töökorralduse elluviimisel tegelikult on selle juriidilise isiku staatusest arusaamisel väga oluline osa. Lähme edasi. Miks seal on oluline osa? Sest et me ei saa muidu aru selle isiku toimimisest. Hirmus lihtne on see, kui tehing tehakse kahe füüsilise isiku vahel. Oletame, et mina tahan omale palgata Mari koristajaks. Ütlen Marile, et ma ise oma töö tõttu ei jõua, ole hea, tule iga reedel, sellel kellaajal, korista ära minu 3 tuba, minu toa korrastandard on selline ja mina maksan sulle täpselt nii palju raha. Mari saab aru, et see on minu huvi, see on minu vara ja et mina maksan talle raha oma palgast. Kõik asi toimibki seni, kuni mina ütlen Marile, tead Mari, mul ei ole enam raha.
ma ei saa sulle seda töölepingu suhet enam jätkata, et lõpetame selle töölepingu ära. Või et ütlen talle, et mul ei ole enam huvi, sellepärast et ma saan ise koristamisega hakkama. Kui ma selle töölepingulise suhte lõpetan nii, nagu töölepingu seadus selle ette jääb, üldjuhul see Mari ei lähe kuskile kaebama ka arvama, et mina pean saama koristada, sest ma ei saa kuskilt mujalt raha. Mina pean saama seda teha, et aga sina ei tee nii hästi kui mina. Selliseid vaidlusi ei teki. Kui nüüd pooleks oleks üks osaühing, näiteks oleme Aina töötan, abstraktne kujutis, siis tegelikult me kuidagi nagu teame seda, et see osaühing Aina töötan tegutseb läbi oma sisemiste organite. Need on tema sees, mitte temast väljas. Ja mina olen seda kujutanud lumememmena just sellepärast, et lumememm või lumemees on tegelikult just nagu isiksustatud, samal ajal elutu objekt. Lumememmena sellepärast, et iga pall toetub teisele. Kui sa ühe palli vahelt ära võtad, siis see lumememm ei ole enam see. Kui see lumememm õue panna, siis vaata, kellega laps hakkab rääkima. Ta ei räägi nabaga, ta ei räägi alumise palliga, ta vaatab ikka selle ülemisele otsa, eks sellepärast on ka juhatus just ülevalt see, et tegelikult meie inimesed, kaasa arvatud õpetajad, saavad väga hästi aru, et tema tööandjaks on osaühing ja selle tööandjat esindab selle osaühingu juhatus. Jah, läbi nende füüsiliste isikute. Kui nüüd on aga tööandjaks vald, siis on tegelikult meeletu segadus. Me just nagu ei saa üldse aru, on see abstraktne kuju küll seal. Aga tegelikult me ei hooma seda, et selle abstraktse kuju sees elab täpselt samasugune lumememm nagu tavalise eraõigusliku juriidilise isiku sees. Lihtsalt neil on teistsuguste nimedega ja võib-olla natukene keerulistemate õiguslike regulatsioonidega. Aga ikka, volikogu või siis riigis Riigikogu on just nagu üldkoosolek, valitsus kui täitevorgan on just nagu nõukogu, aga valla või linna nii-öelda selle juhatuse rollis on kõik vallaasutused oma juhtidega. Need asutused ei ole sellest vallast väljaspool, nad on selle valla sisemise struktuuri osad. Aga kuidas meie oleme käsitlenud siiamaani? Valdav arusaam on selline, et õpetaja tööandjaks on kool koos koolidirektoriga ja see on kuskil iseseisev organisatsioon ja kuskil on mingi kummaline koolipidaja. Tema sisemine organisatsioon on täiesti arusaamatu. Ja siis me oleme kuidagi nagu selle kooli ja koolipidaja veel omakorda vastandanud. Ma tahaksin siinjuures julgen öelda, et tegelikult on siin natuke probleem ka meie põhikooli gümnaasiumi seaduses. Riigikoolide puhul see ei tule välja, aga omavalitsuse koolide puhul küll. Seal öeldakse, et koolipidaja on vald või linn. Vald või linn, eraõiguslik juriidiline isik. Ja siis hakake vaatama, koolidirektor koolipidaja nõusolekul. Koolidirektor on selle valla-linna organisatsiooni iseenda osa. Ehk siis kelle nõusolekul, valla nõusolekul kehtestab teistsugused koolivaheaja päevad. Aga hea küll, sellele nagu hetkel me siin pikemalt ei peatu. Selle pika jutu ma siis tahan nii-öelda kokku võtta, nii-öelda korrata, nii nagu Komenski ütles, tuleb korrata, et õpetaja tööandja ei ole kool, ei ole lasteaed. Õpetaja tööandja, olenevalt siis sellest, kes selle asutuse on loonud, on kas riik, kohalik omavalitsus või eraõiguslik juriidiline isik. See kool ainult esindab seda tööandjat. Kui me räägime kohalikust omavalitsusest, siis see volikogu, valitsus, ametiasutus ja kool on ühe juriidilise isiku osad, nii nagu üldkoosolek, nõukogu ja juhatus. Ja seadus ütleb ka seda, et juriidilise isiku organid ja nende liikmed peavad omavahelistes suhetes järgima hea usu põhivõtet ja arvestama üksteise huvidega. Ehk siit ma küsingi, et kas siin saab üldse tekkida sellist olukorda, et valitsus, volikogu töötavad välja õpetaja vallakorralduse põhimõtte, kool ütleb, et ma ei tee. Mis juhtub ühe äriühingu juhatuse liikmega, kes ütleb oma nõukogule või üldkoosolekule, et te võite siin arvata, mis te tahate, aga ma ei tee ikka niimoodi. Homme ta enam juhatuse liige ei ole. Et minul on nagu tunne, et selle tööaja ja vallakorralduse nende lahendite leidmisel unustatakse see osa just nagu ära, see raam on läinud kaduma. Et tegelikult tuleks seda raami silmas pidada. See on nagu selle teema kokkuvõte, aga ma pakun teile veel lihtsalt mõtteainet.
Kui me lähtume sellest, et mõisted on mõtlemise ehituskivid, siis, ja me ütleme, et tööandja kohustus on tagada oma töötajatele tööohutuse tervishoid. Mul on üks tööandja, mul on üks töötaja, ta töötab mitmes erinevas koolis. Ta ei saaski töötada 3,2 töökohaga. Mina kui tööandja, omavalitsus, oleks pidanud siin sekkuma. Ise küsimus on siin, et kas ma saan sekkuda, kas siin peaks õigusruum kuskilt järele tulema või mitte. Aga mis siis, kui see õpetaja käib veel riigigümnaasiumis, siis käib naabervalla põhikoolis ja siis veel meie põhikoolis, kus ma tean, kui suur tema tegelik töökoormus on. Samasugune küsimus on sellega, et kui ta käib minu kui tööandja mitmes koolis, siis peaks olema see palgakorraldus kõikides koolides ühesugune, võrdse kohtlemise põhimõte, mis tuleb ka järgmisest slaidilt. Et mina tahtsin teha sellise mõttekoha, et meil mitte ammu ei olnud õpetajate streik. Ja kui ma täna teile rääkisin, kes on õpetaja tööandja, siis sellest samast põhiseaduse paragrahv 29 toetub ka töötajate streigiõigus ja streigi kasutamise tingimused ja korra sätestab seadus ja selleks on meil ka vastav seadus olemas. Ja mina lihtsalt kutsun teid nüüd mõtlema nende mõistete üle, et millal üldse võib streiki teha. Ja on olemas ka täiesti aastast 2013 Riigikohtu lahend, mis ütleb siis seda, et töötajate ühingul või liidul tekib õigus korraldada streik üksnes siis, kui eksisteerib töötüli olukord, ehk pidi olema tekkinud lahkarvamused töötaja ja tööandja vahel, kollektiivlepingute sõlmimisel ja täitmisel ning uute töötingimuste kehtestamisel ning streigile on eelnenud lepitamine. Kollektiivse töötüli lahendamise seadus ei anna õigust esitada streigil poliitilisi või muid töösuhet mitte puudutavaid nõudmisi. Muid kui tööalaseid nõudmisi võivad ühingud ja liidud esitada oma eesmärkide täitmiseks koosolekutel, miitingutel, tänavarongkäikudel või pikettidel. Täna reguleerib seda korrakaitseseadus. Mina väidan täna, Türi valla õpetajad streikisid. Türi vald tööandjana ei ole sõlminud ühegi Türi valla õpetajaga kollektiivlepingut. Ei olnud kollektiivlepingutest läbirääkimisi ega olnud ka lahkarvamusi. Nüüd tekib küsimus, kas see streik, milles osalesid Türi valla õpetajad, oli õiguslik. Seesama kohtulahend ütleb, et ka toetusstreik on õiguspärane vaid siis, kui põhistreik oli õiguspärane. Ja mina julgen täna siin esindada oma arvamust ja öelda, Eesti Vabariik ei muutu õpetaja tööandjaks ka siis, kui ta annab toetusfondi sees kohalikule omavalitsusele kui tööandjale raha. Eesti Vabariik ei anna raha, et see summa on nüüd Türi põhikooli matemaatikaõpetaja Minni jaoks. See summa on nüüd Laupa põhikooli õpetaja Jaani jaoks. See tuleb ühise seadusest tulenevate ülesannete täitmisel ühise toetusfondi sees kohalikule omavalitsusele. Omavalitsusele antakse raha ka teede korrastamiseks, ega sellest ei muutu kohaliku omavalitsuse tee veel Eesti Vabariigi teeks. Antakse raha ka huvihariduse toetuseks, mida me jagame ka eraõiguslikele juriidilistele isikutele, näiteks mittetulundusühingule Spordiklubide Liit. Ega siis ei muutu sellest ju Spordiklubide Liidu töötajad Eesti Vabariigi töötajateks. Et siit on teil mõtteainet, mis tegelikult toimus ja kas meie streik või õpetajate streik sai olla õiguslik või mitte. Mina ei ütle seda lõpplahendit, sest selle võib ütelda seadus, või mitte seadus, vaid kohus ütleb seadus, aga et mõtteaineks teile küll. Aga minu viimane slaid oli väike üleskutse, eeskätt kohalikele omavalitsustele, et kes ikka seda meie trummi taob, kui mitte meie ise. Nagu te nägite, 30 aasta jooksul ei ole kinnistunud teadmine, et riik on juriidiline isik ja kohalik omavalitsus on juriidiline isik. Et kui te sõlmite lepinguid, sealhulgas töölepinguid, siis palun märkige sinna õige
õigusvõimeline isik. Et hoida väikest intriigi õhus, siis just seesama näide Metsküla algkooliga. Et kui täna oleks Metsküla algkool jätkuvalt Lääneranna kool, siis oleks õpetaja tööandjaks Lääneranna vald. Aga täna on Metsküla kooli õpetaja tööandjaks hoopis mittetulundusühing, ehk tegemist on erakooliga. Ja ma olen viimasena siia kirjutanud seda, et õigusmõistete ebaõigne kasutamine annab ühiskonnale vale kuvandi ja seeläbi vale arusaama ka demokraatliku ühiskonna toimimisest. Ja minu arust on Metsküla kool üks ehe näide sellest või Metsküla kooliga toimunust, et kui ma vaatan Eesti Rahvusringhäälingut, kes on ka avalik-õiguslik juriidiline isik ja kelle seadusesse on sisse kirjutanud, et tema ülesanne on ka demokraatlike põhimõtete tutvustamine, elluviimine, siis kohutavalt kummaline on lugeda jällegi AK ekraanilt jooksvat, et Metsküla kool kaebas Lääneranna valla kohtusse. Paar päeva tagasi oli informatsioon. Ringkonnakohus ei lahendanud kooli taotlust. Kas kool saab üldse kohtusse minna? Ei saa ju. Nagu ma teile enne ütlesin, kool ei ole õigusvõimeline isik, tal puudub ka kohtumenetlus õigusvõime. Tegelikult on Metsküla kooli olukorras poolteks füüsilised isikud. Lapsevanemad, võib-olla ka õpetajad, ma ei ole sellega väga täpselt tutvunud. Aga niimoodi kui me kasutame mõisteid valesti, me anname ka täiesti vale arusaama ja vale informatsiooni. Samasugune näide Metsküla kooli kohta, et kui kohus ei andnud esialgset õiguskaitset, siis seadusest tulenevalt oli Lääneranna vallal õigus see kool sulgeda. Tõenäoliselt Lääneranna vald seda ka tegi. Ometi ühel päeval kõndis kamp seltsimehi Lääneranna valla varasse, koolimajja. See vara oli Lääneranna valla oma. Ja tegelikult tekkis natukene selline olukord, nagu on filmiklassikas. Te võite mind matta koos majaga, ma ei tule siit alla. Et minul on jäänud arusaamatuks, et kuidas see kool seal majas ikka edasi toimis. See ei olnud ju nende vara. See oli Lääneranna valla vara. Ja veel kummalisem tundus mulle see näide, mida räägiti siis ka meie Rahvusringhäälingus, kus reporter küsib lapsevanema käest, et aga ka Lääneranna vald on teil selle kooli sulgenud, et kuidas te seda kooli siis edasi peate? Ja vastus oli järgmine, et kool on suletud jah, aga koolitusluba on kehtiv. Aga te olete proovinud sisse kolida lammutatud majja, mille kohta on ehitisregistris märge, et kasutusluba kehtib. Või olete sõitnud autoga, millest on alles ainult rool, kuigi riiklusregistris on see sõiduk kirjas ja isegi on tal kehtiv kindlustus. Ja minul tekkis selle uudise peale järgmine kuvand, mida ma olen ka siin kusagil enne jaganud. Minu kallis vanaisa suri ära, aga tal on lauasahtlis kehtiv juhiluba. Nüüd ma topin oma kalli kadunukese autorooli ja eeldan, et sõit punktist A punkti B saab toimuma. Pelgalt sellepärast, et tal on ju kehtiv juhiluba. Et see on jällegi näide sellest, kuidas, kui ei tunta asjade sisu, kuidas me kuvame vale arusaama. See oligi kõik.